baaris sai Go Work a Bit regatud, nii et baaridega mul head mälestused. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kellel on huvitavaid lugusid huvitavatest karjääridest. Kui ka sul on põnev lugu, siis anna ennast üles, kirjuta mulle kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Algab karjäärikäänakute Women in Tech eri, mis valmib koostöös TalTechi IT-teaduskonna ning Smart Work Academy'ga. Saadet toetab IT Akadeemia. Täna on meil külas Kei. Tere. Räägi, Kei, mida sa praegu tööalaselt teed? Mina olen tööalaselt professionaalne vibecode'ija. Seda ongi nagu, et kes see on ju su küsimus. Mis see tähendab? Jah, mis see tähendab just. Ma täna teen tegelikult 2 asja eelmisest aastast peale. Vibecode'in, mis tähendab seda, et ma kasutan AI-d ja loon tarkvara AI abiga. Ehk siis täna saab iga inimene luua tarkvara lahendusi erinevateks asjadeks, nii et sa ei pea enam koodi oskama kirjutada. Kõike ei saa täna vibecode'ida, panka ei saa, aga teatud asjadeks sobib väga hästi. Nii et üks osa on see, et ma ehitan tarkvara AI abiga kasutades erinevaid tööriistu. Olen ehitanud erinevaid äppe ja täna pigem ehitan tööriistu endale ka niimoodi. Ja teine osa, mis on järjest suurenenud, on see, et ma õpetan vibecode'imist. Täna ka tulen praegu EBS-ist, kus magistritudengitele oli workshop ja iga nädal on 2-3 workshop isegi. Ma proovin hoida, et see oleks nagu tasakaalus, et esiteks iga workshopi tegemine tegelikult on nagu hästi emotsionaalselt, sa pead hästi palju andma, see on väsitav. Peale seda üks päev ma olen täitsa nii, et ma ei taha kellegiga suhelda, et ma võtan nagu selle aja. Aga siis ongi hea, see päev, kui ma ei taha kellegiga suhelda, siis AI-ga ma suhtlen ikka ja siis saan ehitada või vibecode'ida või teha mingeid muid asju arvutidega. Sa ütlesid, et panka ei saa AI-ga ehitada. Miks? No täna veel mitte sellepärast, et see vibecode'itud tarkvara ei ole täpselt selline tarkvara nagu üks arendaja teeks, et eks seal on arhitektuur ja mingid best practices ja mingid asjad, millega AI ei saa veel täna nii hästi hakkama. Küll aga saab väga hästi hakkama prototüüpide tegemisega, veebilehed, tööriistad enda jaoks, oma tiimi jaoks, väike ettevõtjad ehitavad täna workshopides asju, mida nad kasutavad, kliendihaldus, tarkvara, raamatupidamise, abistaja, midagi sellist. Et selleks ta sobib täna väga-väga hästi. Aga sobib ka selles suhtes, et kui sa teed selle prototüübi ise ära vibecode'ides ja tahad ikkagi panka ehitada, siis selle esimese versiooni, kuidas see välja näeb, mis seal teha saab, sa võid teha vibecode'ides, aga siis peaks võtma professionaalsed arendajad täna appi, sest AI täna ei ole veel sellel tasemel, et ta samamoodi oskaks arhitektuuri mõelda ja koodi kirjutada, aga ei välista, et see kunagi juhtub. Eks ta areneb ju pidevalt edasi. Ehk siis, kuidas nüüd seda kokku võtta, et kas võiks öelda, et riske tuleks hinnata kõigepealt, et kui su riskid on seotud sinu enda isikuga ja sa oled valmis neid vastu võtma, lase käia ja vibe'i. Jah, just, et ei tohi liiga teha endale ega teistele siis, et kellegi teise andmeid, sa pead neid hoidma. Seal on loomulikult oma viisid ja et selles suhtes, et saab ikkagi neid äppe kasutades ja tööriistu kasutades nendega ka tegeleda, et see ei peaks ka tagasi hoidma, aga jah, mingil hetkel päris arendaja appi võtta mõistlikku, sa teed suurele hulgale inimestele seda tarkvara ja sa käitled mingeid andmeid, mis on näiteks tundlikud. Sul oli üks siuke huvitav lugu ju ka, et kus sa võtsid Fiverrist endale arendustiimi ja siis, mis siis edasi sai? Jaa, no see on see lugu, et kuidas minust sai vibecode'ija. See lugu. Eelmise aasta alguses jaanuaris ma sain aru, et AI on nii heal tasemel, et ma peaks seda ära kasutama, et lahendada mingeid probleeme HR valdkonnas, sest see on minu taust, mida varem ei olnud võimalik lahendada. Ja esimene selline äpi idee, mis mul oli see, et looks sellise äpi, mis aitab inimesel õppida näiteks loovat mõtlemist või kriitilist mõtlemist või probleemide lahendamist sellisel viisil, et see inimene kirjeldab ära selle konteksti, et kes ta on, mis tema ülesanded tööl on, millega ta töötab ja siis see loob talle selliseid stsenaariumeid, et lahenda selline stsenaarium, kuidas sa teeksid ja annab tagasisidet talle ja sa saad nagu läbi selle õppida. Selles on AI väga hea, kui sa palud tal simuleerida mingit olukorda ja anda tagasisidet, siis tegelikult seda saab väga hästi teha.
ja ma mõtlesin, et ma ehitan sellise äpi. Tundus geniaalne idee ja ma hakkasin seda vibe koodima. Lovable ja teatud vibe koodimise tööriistad olid olemas eelmise aasta jaanuaris juba, aga nad olid väga kehva kvaliteediga võrreldes sellega, mis nad täna on. Ehk siis ma proovisin, katsetasin ühte ja teist, seal tuli väga palju vigu ja ma andsin alla ja ma mõtlesin, et ma ei saa ikkagi hakkama, et see on nagu liiga tehniline minu jaoks. Ja ma tegin siis seda, mida iga startupper või uue ettevõtte omanik sellises valdkonnas teeb, kellel ei ole oma CTO-d veel ja ei ole arendajaid. Ta otsib Fiverrist või mõnelt platvormilt mõned arendajad, tavaliselt Indiast. Ja miks Indiast, sellepärast et nad on kiired, nad on head ja nad on umbes 5-10 korda odavamad kui Eesti arendustiimid. Võtsin hinnapakkumised ka siit, aga otsustasin siis India tiimi palgata. See hind, mille me kokku leppisime, oli 1200 eurot sellise esimese prototüübi eest, ehk siis selline MVP, mis teeb seda asja, mis ma tahan alguses, nii et ma saan testida, et kuidas seda kasutada oleks. Ja nad lubasid 4-5 nädalaga selle teha ja see oli palju kiirem, palju odavam kui siit oleks saanud. Ja nad olid päriselt väga tublid, nad töötasid minu meelest ööl ja päeval, ma kogu aeg mõtlesin, et mis see ajavöönd seal Indias on, et mis see kell neil on, et nad jälle kirjutavad. Aga mul oli tunne, et seal ei olnudki mingit loogikat, nad kirjutasid öösel ja päeval. Ja tegid päris head tööd juba ja me olime kuskil poole peale jõudnud. Kui neil oli mingisugune asi valmis, kus sai nuppe juba vajutada, midagi sai teha. Ja siis tuli seal selline püha, kus nad ei tohtinud tööd teha, mis 4 päeva oli seal, nad ütlesid, et 4 päeva nad nüüd tegelikult ei tee midagi. Ja selle 4 päeva jooksul ma mõtlesin, et ma tahaks disaini teha parema, sest see äpp nägi välja nagu kehv, noh see on põhjus, miks on disainer tavaliselt arendustiimides ja võib-olla neil ei olnud seda. Igal juhul disainiga ma rahul ei olnud ja ma võtsin Lovable'i uuesti lahti. Mõtlesin, et ma proovin lihtsalt disaini teha ja siis ma saadan lihtsalt screenshot'id neile, et nad saavad lihtsalt siis selle järgi teha disaini ümber. Ja pikk jutt lühidalt 4 päeva pärast, kui India tiim tuli tagasi tööle, oli mu äpp valmis. Sai sisse logida, kõik featuurid töötasid. Ma olin siin isegi juurde natuke juba jõudnud ehitada lisaks sellele, mis meil oli kokku lepitud. Ja saatsin neile lingi ja nemad lihtsalt vaatasid selle äpi üle ja ütlesid, et we love your energy. et nad olid nagu täitsa ka, et okei, et mis siis ikka, et saigi ise hakkama. Ja siis meil jäi kokkulepe ka, et noh, et kui mul on edaspidi abi vaja, et siis nad aitavad mind, sest mul oli ettemaks juba natuke tehtud. Ja ma ei ole tänaseni seda abi vajanud, nad ikka küsivad mu käest, et kuidas sul läheb ja ma saadan uute asjade linke neile ja nad lihtsalt nagu noh, ma ei teagi, kas Indias on ka nii, et arendajad on natuke mures, et vibekoodijad võtavad asjad üle. Ei saa välistada. Ei saa välistada, just. Et jah, et sellest hetkest peale ma sain aru, et okei, nüüd ma saan ise hakkama ja ma hakkasin ehitasin päris palju asju järjest 10 äppi võib-olla ma ei tea 2-3 kuu jooksul ja see püänt sellel lool on tegelikult see, et sel hetkel, kui ma sain selle äpi valmis, ma sain aru, et ma ei viitsi seda ise kasutada. Ma ei taha mingeid välja mõeldud probleeme lahendada, mul on neid niigi nii palju. Et ühesõnaga, et ma sain aru, et kui ma ise ei viitsi kasutada, ilmselt keegi teine ka ei viitsi. Et see täna, mida vibe koodimine lubab prototüüpimise puhul, selle suurem väärtus võib-olla on isegi selles, et sa saad kohe teada, mida sa mida ei ole mõtet ehitada. Selleks sa saad ka väga kiiresti selgeks teha, kas kasutajatega või juba enda pealt näed, et okei, see tegelikult see ei lenda, ma ei taha seda teha. Kui me võtame selle, ma ei tea, võib-olla klišee juba, aga et Edisoni tiim katsetas, ma ei tea, mingi 10 000 varianti, kuidas elektripirni mitte teha. Ja siis jõudis lõpuks selleni, kuidas seda saab teha. Noh, et seda osa sellest tootearendusprotsessist oluliselt kiirendada. Ja just, et kui ma mõtlen selle peale, kuidas startupid varem tegid asju ja võib-olla mõned teevad praegu ka on ju. Et tarkvara loomine oli nii kallis ja nii ajamahukas ja väga palju raha, investorite raha ju põhimõtteliselt kulutati lihtsalt ära selleks, et saaks aru, et okei, see ei lenda, see ei tööta. Ja siis tehti pivoteid, kas sellest tuli midagi välja või tulnud. Aga nüüd on nii, et enne kui sa investori juurde lähed, väga mõistlik oleks täna ikkagi see, et sa lähed töötava prototüübiga, kus sul on kasutajad testinud ja sa oled juba selle valideerinud, et inimesed tahavad seda kasutada. Ja siis sa hakkad seda päriselt ehitama. Ja just, et see ei ole mitte lihtsalt nagu paberprototüüp või siuke a la tõesti mock-up on ju, vaid et päriselt otsast otsani enam-vähem toimiv asi. Lihtsalt sa ei ole veel valmis sellega skaleeruma. Jah, just. Ja. Kas sa
oskad kirjeldada oma tüüpilist tööpäeva? Mul on 2 tüüpi tööpäeva, üks on see, mis on täna. Ma hommikul olin Äripäeva raadios, rääkisin turundusuudistes vibe koodimisest. Siis mul oli 3-4 tunnine workshop EBS-i magistritudengitele, kuidas vibe koodida. Nad ehitasid väga ägedaid asju, ma võin öelda, et see workshopi üks osa on see, et nad näitavad, mida nad on ehitanud valmis. Ja need äpid olid üliägedad, väga praktilised. Ja siis nüüd ma olen siin sinuga räägin vibe koodimisest, enne kui ma Tartusse tagasi sõidan. Ja see teine tööpäev on selline, kus ma istun üsna hommikul vara, ma tegelikult ärkan suht hilja, aga kui ma ärkan, siis ma võtan arvuti põhimõtteliselt põlvede peale, võtan kohvi ja hakkan millegiga pihta, et kas hakkan ehitama mingit uut asja, ehitan endale mingit tööriista. Ma täna teen ka vibe koodijatele Eestis sellist kogukonda Eesti vibe koodijad School platvormil. Kutsun kõiki ühinema, kes vibe koodivad ja ka tahavad sellest rohkem teada, reklaam. Paneme lingi alla. Jah, paneme lingi alla. Ja et järjest rohkem ka sellist suhtlemist, et LinkedInis või School'i platvormil, et keegi midagi küsib ja manageerid midagi natuke seal ka. Aga ma proovin hoida endal ikkagi nädalas paar päeva sellist, kus ma tõesti ainult ehitan midagi AI-ga, katsetan erinevaid tööriistu, et ma oskaks teistele ka õpetada nagu praktiliselt mingeid asju, mitte lihtsalt, et räägin, kuidas asjad kunagi olid. Kust sa ideid saad, mida ehitada üldse? Oma probleemidest. Jah, sul on nii palju probleeme. Mul on nii palju probleeme. Mina olen ehitanud pigem nagu endale, näiteks kliendihaldust tarkvara, mida ei ole sellist, mida mina tahaks kasutada sellise, ma ei taha maksta suurele haldustarkvarale, kus on featuure, mida mina ei kasuta ja mis ei vasta tegelikult minu ootustele. Postituste tegemiseks, et ma saaksin nagu hästi kiiresti normaalses inglise keeles LinkedInis näiteks postitusi teha oma mõtetest, mitte ei genereeriks lihtsalt suvalisi asju. Sellised tööriistad, aga meil oli eile Tartus vibe koodijate selline näost näkku kokkutulek korra esimene, kus me saime nagu kokku. Ja seal mul on community's üks Hanno, kes oli eile seal ka ja tema rääkis, et tal on nüüd nii, et sõbrad helistavad, et kuule, tahad ideed ja siis, et okei, teeme ära. Ja tal on nagu hasart, et ma ehitan hästi palju erinevaid asju, et aru saada, mis on täna kõik võimalik. Tal oli mingi äpp, mis ta sõbrale tegi, mis saab aru triipkoodi järgi, kui kvaliteetne on proteiin. Seal on oma valem oli neil sõpradel, et hind, kalorid ja mis iganes sinna kõik läks ja siis see andis sulle mingi skoori ja siis ta ütles, sõbrad helistasid, kuule, tahad ideed, teeb meile see äpiks, tegi äpiks, et jah, et tema ehitab väga erinevaid asju. Mina pigem ehitan nagu asju, mis mul parasjagu vaja on, et ma täna näiteks hakkasin ehitama, paar päeva tagasi, hakkasin ehitama Meta reklaamikampaania jaoks sellist tööriista. Ja mis täna juba töötab, on see, et ma Claude Code'iga saan Meta Ads Manageri kõik asjad niimoodi üles laadida, et ma ei tee seda Ads Manageri lahti isegi. Sest kes on kasutanud Meta Ads Manageri, see on lihtsalt, see on kohutav, kes selle kunagi välja mõtles, nimelt ilmselt on tehtud see selline, nagu see on. Ükski inimene ei taha sinna mitte midagi sisestada. Et ma täna proovin siis selle automatiseerida, aga see on nii algusjärgus, et on vaja testida. Aga... Mul tekib siit küsimus, et mis siis nagu, Meta, mul on ju Facebooki ja nende muude platvormide ärimudel on, et ma mõtlesin, et see on reklaamide müük, aga tuleb välja, et tegelikult ongi päriselt andmete müük on nende põhiäri äkki või? Jah, et millegipärast see reklaamide üleslaadimine on nii keeruliseks ja vastikuks tehtud, aga... Kui sa selle töövoo teed nagu keeruliseks, jah, ma ei tea. Kus see päris äri mudel siis on? No ju siis vaata, kui sa... Paljude tarkvarade puhul on tegelikult niimoodi, et sul ei ole valikut, sa pead, kui sa tahad mingit tulemust saada, sa pead seda täna kasutama. Meil on riigis palju tarkvarasid, eile tuli jutuks ka kõik need Skysid, õisid, mõisid, mida kõik on. Kui sa tahad lapsele kooli toitu tellida, siis sa kasutad seda tarkvara, ükstapuha kui jube see on ja kui halb seda kasutada on. Et mul on tunne, et Metaga on samamoodi, keegi sellest mööda ei pääse, me peame neid reklaame seal tegema, kui me mingit uut asja teeme. Et siis nad on lihtsalt arvestanud sellega, et nähke siis vaeva. Nii, läheme ajast tagasi. Räägi, kust sa alustasid oma tööelu? Minu päris esimesed töökohad olid, üks esimesi oli
Tartu Jaani kiriku juures ma käisin arheoloogilistel kaevamistel. Jaani kiriku restaureerimine oli siis nagu algusjärgus ja see tähendas, et kõik müüride ümbert kaevati ülesse. Ja kuna sinna oli maetud siis nii müüridest väljapoole kui sissepoole inimesi, siis meie ülesanne seal lastega ma arvan, et me olime 13-14, midagi sellist. Oli lihtsalt nagu puhastada välja neid haudasid ja siis arheoloogid käisid ja pildistasid neid, et pintsliga pidi sealt mingid luukeresid puhastama niimoodi välja, et oleks näha, et kuidas need on, need pildistati ära, siis korjati need sealt üles, pakendati kuskil kastidesse, viidi ära. Et veetsin põhimõtteliselt nagu kaevikus aega seal. See oli üks esimesi töökohti. Ja sul endale ei jäänud ühtegi luukeret kappi sellest tööst? Ei, luukered jäid kõik sinna kappi. Me ei tohtinud neid kaasa võtta. Laps tööjõud ja siis ei saa veel isegi koju kaasa võtta. Vähemalt ei lastud tööd koju kaasa. Jah, seda küll. Ja siis veel? Ja siis ma tegelikult olin aastaid ikkagi kooli kõrvalt suvel ettekandja. Tartus on selline klubi nagu Illegaard, Illegaardis, siis Rotund, Sirje Ginter on see ärinaine, kellel kõik need kohvikud olid üle Eesti. Pärnus oli Vilets elu, selle nimi tookord, nüüd on Kuursaal. Haapsalu Kuursaalis töötasin ka, nii et suveti ma olin nagu niimoodi kooli kõrvalt käisin tööl ettekandjana. Et alustasid tööst inimestega pintsliga. Jah, need inimesed küll olid nagu passiivsed. Natuke passiivsemad ja siis, aga siis klienditeenindajana ikkagi nagu seal olid elusad. Hoopis elavamad inimesed. Jah, hoopis elavamad inimesed, jah just. Ja siis jah, siis läksid millalgi ka ülikooli õppima kõigepealt psühholoogiat, siis tegid vaheaasta veel ka maalimises ja mis su esimene erialane töö oli? Esimene erialane töö oli, ma kõigepealt läksingi selle kunsti osaga, läksin Tartu vaimupuudega isikute tugiliitu, kutsuti mind tegema kunstiringi. Seal olid siis raske keskmise vaimupuudega inimesed ja tegin neile kunstiringi, mis oli väga vahva, aga kuna ma erialalt õppisin psühholoogiat ja kõrvale eripedagoogikat ka, siis nad tegelikult mingil hetkel pakkusid, et ma võiksin seda tugiliitu juhtida. Sest ma ei tea, kas kedagi teist ei olnud või et miks mulle see pakkumine tehti, ma ei tea. Ja mina võtsin loomulikult suure hurraaga vastu, aga ma ei teadnud, mis see täpselt tähendab. Mulle öeldi, et ära muretse, et me kõik aitame ja me teeme sul kõik ära, kui vaja on, aga tule vähemalt sina nagu paberite peal see inimene. Nagu natuke tankist on ju. Aga õnneks kõik läks hästi, et kuidagi halvasti ära ei kasutatud. Tegelikult oli see põnev töö. Sisaldas päris palju suhtlemist linnavalitsuste, teiste mingite tugiliitudega, puuetega inimeste kojaga. Osalesin erinevates projektides, mis puuetega inimestele toona tehti. Ja tegelikult õppisin palju. Nägin, kui palju ikkagi on probleeme nendel peredel, kui raske neil on. Aga mis oli nagu muserdav ja ma ei tea, kuidas see täna on, aga muserdav oli see, et sa võisid nagu väga palju pingutada ja väga palju käia igal pool rääkida ja teha, siis see muutus oli nagu väga-väga nagu aeglane tulema. Et kogu aeg oli nagu justkui ikkagi nagu kõik halvasti, et ei saanudki nagu paremaks, et ma loodan, et võib-olla täna on natuke teistmoodi. Aga jah, see oli selline põnev kogemus, kurnav ka, see oli vabatahtlik töö. Nii et jah, et kui ma ülikooli lõpetasin, siis ma otsustasin, et ma ikkagi otsin nüüd päris töö, kus makstakse ka ja olin vist paar aastat kokku seal tugiliidus. Ja siis ma ei tea, kas esimene töökoht, mille sa oma LinkedIni profiilid oled välja toonud, oli siis nüüd juba vägagi erialane, et kui sa psühholoogia lõpetasid, siis olidki psühholoog. Kuidas sa sinna sattusid? Ma sattusin elama Tartust väljas Laeva ja seal lihtsalt kutsuti, et kuna ma just lõpetasin ülikooli, siis kutsuti nii vallavalitsusse kui siis ka Laeva põhikooli mind tööle. Vallavalitsuses ma tegelesin sotsiaaltööga, olin sotsiaaltöö spetsialist ja Laeva põhikoolis olin psühholoog. Mida ma õppisin sellest oli see, et ma ei taha psühholoogina kindlasti töötada. Ma arvan, et see on, ma ei tea, kas see on paljudel erialadel nii, aga psühholoogias on vähemalt nii, et
ma võin seda nüüd võib-olla nagu kaaluda, et kas sa nüüd tahad, noh, võib-olla, aga et kohe, kui sa lähed ülikoolist, mina vähemalt küll tundsin, et noh, ma ei ole up for it nagu, et noh, et see on nagu liiga keeruline minu jaoks. Nende laste muredega tegeleda, kuidagi sa nagu proovid neid lahendada, mis ei ole nagu õige, on ju, psühholoogi ülesanne ei ole lahendada sellisel viisil probleeme, nagu seal tegelikult kuidagi mult ka oodati. Et see ootus psühholoogile on ka hästi oluline teema tegelikult. Noh, minu juurde saadeti nagu, et kuule, et see poiss lõhkus ära rõivistusluku, mine psühholoogi juurde. et noh, mingid sellised juhtumised olid seal, et eks see on psühholoogide enda selgitada see ka, et millised ootused võiksid organisatsioonis üldse psühholoogil olla ja koolipsühholoogile ka. Et väga-väga oluline töö, aga mina tundsin tookord küll peale ülikooli lõppu kohe, et ma ilmselt ei saa sellega hästi hakkama ja mulle ei meeldinud ka seda teha. Aga kuidas sa üldse nagu selgitad neid ootusi, et kellelegi ju ei meeldi see, kui sul töötaja hakkab ütlema, et see ei ole minu ametijuhendis. No selgitada seda on tegelikult ju väga lihtne, et sul on väga konkreetne roll psühholoogina seal, et milliste teemadega sina tegeled, kuidas sina lapsi saad toetada ja aidata ja millisel juhul mitte. Et kui noh, et see ei ole nagu selline abivahend, et lihtsalt, et muidu saadeti direktori juurde, aga nüüd saadame psühholoogi juurde. et see päris nii ei käi. Lõpuks, ma ei tea, muutub ähvarduseks, et jah, just. Jah, et lapsed peaksid tulema psühholoogi juurde nagu vabatahtlikult ja hea meelega, mitte karistuseks. Et juba sealt see algab, et kas siis hiljem nad nagu julgevad pöörduda või mitte. Ja seal ühesõnaga selle töölõigu lõpus olid sa siis juba mõned aastad lapsega kodus ja pärast seda sattusid kuhu? Pärast seda ma sattusin personaliettevõttesse Manpower ja ma tegelikult nagu pean seda oma, kui keegi küsib, et et mis su esimesed töökohad või kus su karjäär nii-öelda algas, siis ma pean Manpowerit selleks kohaks. Ma olin seal personalikonsultant, mis tähendas seda, et ma värbasin ja erinevad teenused, mida Manpower pakkus ja pakub ka täna, et ma tegelesin nendega ja see oli tegelikult väga-väga põnev töö. Manpoweri kliendid olid seinast seina, neid oli IT-valdkonnast, H&M tuli siis Eestisse ja mina juhtisin seda tiimi kogu Baltikumis, kus me avasime kõik H&M-i poed, nüüd oli päris mitu kokku ja me otsisime väga palju inimesi seal alguses H&M-ile. Et see oli selline väga suur projekt, IT-valdkonna kliendid ja värvata nagu erinevaid inimesi erinevatesse rollidesse, aru saada seda, et mis on need ettevõtte ootused ja milline inimene siin ettevõttesse sobib, mitte ainult oskuste poolest, kui väärtuste poolest ja kui see, et kas ta selle tiimiga, et kuidas see klapp tekib. Et see oli väga põnev ja ma arvan, et ma sain hästi hakkama, et see värbamine, Manpoweris, aga tegelikult terve, ka hiljem, kui ma olen muudes ettevõtetes töötanud, siis ma olen ikka värbamisega kokku puutunud, sest et sina ei oskad värvata, värba meile inimene. Et siis jah, ma tegelikult olen alati nagu nautinud seda. See on alati see, et kui sul mingisugust kogemust on, siis küll sa satud selle otsa uuesti ja uuesti. Et mul oli kunagi näiteks müügikogemusega niimoodi, et jälle kuskile uude kohta sattusin, et Kristjan, kuule, sa oled müünud ju, et müü meid ka. Just, nii on jah. Ma ei tulnud siia selleks, aga samas, kui see sulle päriselt meeldib, siis loomulikult on ju. Mis seal see H&M-i värbamine, mida sa mainisid ka, et see oli ju ikka päris massiivne, et palju sul intervjuusid päevas oli? Ma ei mäleta, palju seal nagu päevas neid oli, aga neid oli kümneid ja kümneid nagu igal ühel, et see, kui ma mäletan õigesti, siis see suurusjärk, et mitu inimest on vaja, oli selline 300. Nad tahtsid väga palju kandidaate, H&M-i võeti tööle väga palju osalise koormusega inimesi, see oli vähemalt toona nende nagu selline printsiip, et kuidas nad värbavad, et täisajaga töötajaid ongi mingi hulk, aga enamus on poole ajaga töötajad ja palju ka tudengeid või keegi, kes teeb mingi muu asja kõrvalt, siis sobisid nendesse rollidesse. Nad olid väga nõudlik klient, aga see oli selles mõttes hästi hea kogemus ka, et nõudliku kliendiga ongi, sa õpidki midagi, sa pead nagu olema nagu best kohe. Ja ma tegin seal ikkagi nagu, see oli esimene nii suur projekt mul ja ma tegin nagu väga nagu sellise suure vea või siiamaani mul on see meeles, et
seal oli väga tihe ajakava, et mis noh, et poodide avamiskuupäev oli teada, selleks ajaks peavad olema kõik töötajad läbinud koolituse. Mis tähendab, et selleks ajaks peavad olema kõik asjad värvatud, et noh, et sealt see ajajoon jooksis taha, et noh, et see on see kuupäev, kus sa pead kuulutused üles näiteks panema, on ju. Ja ma ei julgenud küsida H&M-i bosside käest, kes siis vastutasid sealtpoolt selle eest mingeid asju nagu üle või et noh, ma nagu ootasin neilt mingit infot. Ja ma mäletan, et ma nagu ei julgenud neid push ida, et kuulge, et mul on nüüd seda päriselt vaja, et noh, et kui ma olen juba 2 meili saatnud või 3 on ju. Ja nad ei ole vastanud, et siis ma nagu noh, ootasin, et okei, et noh, et palju on teie väravas on ju. Noh, hiljem see õppetund oli see, et noh, et sa ei saa jätta seda tegemata, sa pead homme kuulutused üles panema, siis see tähendab seda, et kas sa helistad või lähed kohale või noh, krabata kuskil tänaval kinni, aga sina pead saama oma vastuse sealt, kui sul vaja on. Et see oli selline hea õppetund, me kaotasime vist umbes 2 nädalat sellega või 1,5 nädalat, mis tähendas seda, et kõik pidid tegema natuke ületunde, meil läks veel kitsamaks kogu see graafiku asi ja noh, mina olin süüdi aga noh, meie tiim oli noh, Manpoweris olid väga-väga toredad inimesed ja keegi ei nurisenud selle üle, et nad peavad nüüd veel rohkem pingutama ja said aru, et noh, et oligi minu viga, aga noh, mis siis teha on ju, tehtud on see viga. Et ja noh, lõpuks saime kõik hakkama, aga ma mäletan seda õppetundi nagu, et noh, niimoodi selline fail. See kõlab nagu ülihea sihuke noh, just nagu näide heast organisatsiooni kultuurist, kus ei otseselt nagu näpuga ei näidata, vähemalt see, kuidas sa seda praegu meenutad, on ju. Et sa ise, noh, sest inimene ise saab enda veast tegelikult ju väga hästi aru üldjuhul. Jaa, absoluutselt ja noh, jah, meil see kultuur oli väga hea, me ise seda push isime ka, et ma ütleks, et Kristjan, kes hiljem oli muga koos GoWorkabitis, aga kellega me koos olime Manpoweris alguses. Kristjan oli müügijuht Manpoweris, siis noh, meie vist isegi algatasime selle, et võiks nagu jagada rohkem seda, et mis on nagu nässu läinud avalikult ja isegi seda kuidagi nagu tunnustada. Minu meelest meil oli isegi mingisugune rumm või mingi selline asi, mis sai iga kuu kõige suurema faili eest sai või midagi sellist. Et ma arvan, et ma sain võib-olla mõned rummid sain endale. Et jah, et see kultuur noh, peakski olema ettevõttes selline, et sa julged kohe öelda, kui sa midagi eksisid, on ju, et noh, alati esiteks keegi teine saab sind aidata, teiseks teised õpivad ju ka sellest samast veast ja see, et inimesed teevad vigu, on ka ju täiesti loogiline, et see ei ole võimalik, et sa ei tee vigu. Kui sa ei tee vigu, sa ilmselt ei teegi midagi. See on inimese olemuse üks väga oluline osa, me teeme vigu. Ja, teeme vigu, jah. Kui sa teed jah, võib-olla nagu mitu korda täpselt sama viga, et siis võib-olla tekib see tunne, et kuule, et kas sa oled õiges kohas. aga selles mõttes jah, et ma olen väga nõus, et vigadega sa pead neid võimalikult ruttu tunnistama, kui sa saad aru, et on viga. Noh, kõigepealt pead aru saama, et viga oli üldse. Siis tunnistama ja siis sul on kõige rohkem aega sellest õppida ja midagi paremaks teha veel või päästa olukorda. Vastasel juhul vea maha vaikimine, äkki keegi ei saa teada, no varem või hiljem tuleb see ikka välja. Ja siis on see jama juba oluliselt suurem, sest et mingi ühes organisatsioonis kuulsin sihukesest projektijuhist, kes oma alamprojekti staatust raporteeris kogu aeg rohelisena kuni selle hetkeni, kui tähtaeg, kui see siis oli punane. Okay. Sest noh, ei saanud õigeks ajaks valmis. Et sinnamaani oli, meil tähtaeg ei ole veel saabunud, me äkki veel jõuame. 2 tundi on aega, äkki veel jõuame, ei jõua. Jah, okei. Et tunne see koht ära, eks. Ja siis tegelikult sealt Manpowerist tegelikult sai ju algusega GoWorkabiti idee. Jaa, see on täitsa GoWorkabiti alguse lugu on täpselt teada, kuna see alguse sai ja kust see sai autost Kristjaniga, mis oli Baltika ettevõtte ukse ees. Ehk siis, et me käisime tegelikult Manpoweris olles Baltikas kohtumisel. Ja Baltika tookord siis personalijuhiga rääkisime sellest, et milliseid Manpoweri teenuseid nad võiks kasutada, millest võiks abi olla. Ja tookord see personalijuht ütles meile, et kuulge, et kõik on väga vahva ja värbamine ja nii, aga et mul on homme vaja mingi laevad tulevad niimoodi, et ei saagi, et sa ei tea täpselt ette, seal on mingisugune nihe paari päevaga vahel, et kuna kaup, kuidas tuleb. Ja et mul on vaja homseks või ülemseks mõnda inimest lattu appi, et kas sellist asja ka saab.
ja ei saanud, sest Manpoweril tollel ajal ei olnud võimekust hästi kiiresti leida inimesi sellisele lühiajalisele tööle. Ja me istusime autosse pärast ja mõtlesime, et võiks olla selline äpp, kus on põhimõtteliselt 2 nuppu. Tule tööle ja tulen tööle. et noh, et ilmselt on siin nagu selles piirkonnas mingid, ma ei tea, tudengid, kes iganes, kes hea meelega teeniks lisaraha, tuleks appi, kes on lähedal isegi olemas. Aga me lihtsalt ei tea neist ja me ei saa neile kuidagi saata sõnumit. Ja sealt see GoWorkabiti idee tegelikult alguse sai. Ja kuidas me seda ehitama hakkasime, oli see, et ma osalesin Garage48 hackathonil selle ideega. Miks ma sinna läksin, ei olnud tegelikult hakata GoWorkabit ehitama, ma läksin sinna luurama, sest värbajad luurasid igal pool, kus olid arendajad, sest arendajaid oli igale poole vaja, need olid tikutulega, sa pidid neid otsima, neid ei saanud kätte, nad ei suhtlenud, nad ei vastanud sulle LinkedInis. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et hackathonidel nad tavaliselt kohal on, et ma lihtsalt lähen hiilin sinna kuidagi sisse. Ja Manpower isegi kusjuures oli sponsor sellel Garage48, kuhu ma läksin, et see oli naiste eri tookord, see oli Pärnus. Ja see 13 oktoober, selline 12 kuni 14 oktoober vist oli see nädalavahetus, mis oli siis Pärnus. Aga et sinna saada, ma pidin ise mingit ideed pitchima, sest Priit Salumaa toona üks Garage48 founderitest oli ka aktiivne korraldaja veel. Ja ütles mulle, oma koolivend ka, ja ütles, et ma kirjutasin Priidule, et ma tulen ja et Manpower sponsoreerib ja nii. Ja siis ta ütles, et noh, et kui sa tahad ikka seal päriselt kohal olla, siis tule ikkagi mingi oma ideega, et niisama seal jalutada ei saa. Ja siis ma mõtlesin, ma lähen siis selle sama ideega, see, et tule tööle ja et tulen tööle. Selle esimene töö nimi oli vist GoWork, mis on praegu täna Anthropicu üks kuulsamaid tooteid muide. GoWork, no, minul oli GoWork, temal on CoWork, nii et seega nagu. Aga jah, et GoWork oli see esimene nimi ja ma läksin pitchisin seda ideed seal ja sain kokku tiimi, mis see founderite tiim oli lihtsalt nagu jackpot, et see, kuidas juhuslikud inimesed niimoodi said kokku ja kõik nagu päriselt klappis ja sujus ja noh, siiamaani GoWorkabit ju tehakse ja Kerli ja Kristjan on siiamaani seal. Ettel on täna beebiga kodus ja mina olen juba ära tulnud, aga noh, see oli super, kuidas me kohe klappisime ja kuidas me alustasime. Ja kui sa mõtled selle toona sellel workshopil, tähendab siis hackathonil valmis saanud selle esimese prototüübiga. Jah, noh täna 10 minutit. Jah, noh võt ei olnud vibe-koodi vist siis. Aga see hackathoni sisu ei olnud ju ainult selle prototüübi tegemine tegelikult. No tegelikult oli. Aga selles mõttes, et ikkagi natukene seda äriideed. No Garage48 eesmärk ikkagi toona ja mul on tunne ka täna on tegelikult ehitadagi 48 tunniga prototüüp, mis töötab ja see on hea, kui sa kuidagi nagu tead sellest ideest või et et see, mis sind võidule viib, ongi see, et kui sa sellest domeenist midagi tead või tunned neid inimesi, kelle jaoks sa nagu ehitad, et see on nagu selline hea küll, aga see eesmärk on ikkagi teha prototüüp, mida sa demod 48 tunni pärast, mis on töötav prototüüp, mitte lihtsalt mingisugune PowerPoint presentatsioon. Mis siis nagu mittearendajate roll seal selle 48 tunni jooksul oli? Jaa, selles suhtes küll, et mittearendajate roll, seal rollid olid vist visionäär, projektijuht, turundus on eraldi, et jah, et natuke seda küll, et ikkagi nagu esimesi kasutajaid ja seda ikkagi püüti saada küll. Et Kerli oli tookord siis projekti juhi rollis, meil oli 2 arendajat, üks laenuga saadud disainer minu meelest, keda me jagasime paari tiimi peale, seal disainereid oli vähe. Ja mõned arendajad vist olid veel ja siis mina, et me tegelesime turunduse müügiga ka ja ma tegin pühapäeval külmad kõned esimesed suurtele ettevõtetele nagu näiteks Kaupmees ja Omniva. Ja saingi teada, et külmasid kõnesid tasubki pühapäeviti teha. Kõik on tead peenra vahel või kuskil õues, keegi ei ole nagu selline kaitse see, et ei, ma ei võta kõnesid vastu ära, räägi mulle mitte midagi. Vaid kõik on nii, et on ikka natuke aega rääkida ja siis sa räägid neile oma ideest ja teed diilid ära pühapäeval ja päris hästi läksid need kõned. Aga nende külmade kõnede tegemiseks nagu sinu Manpoweri taust ilmselt tuli ka kasuks? Jah, tuli, kuigi ma ei helistanud ühegile, me
esimesed aastad, ma arvan, et ma ei tea, 5 aastat vähemalt meil oli põhimõte, et me ei võta ühtegi Manpower klienti, et me ei tahtnud nagu teha seda, et me olime Kristjaniga väga tänulikud Manpoweri selle kogemuse eest, mis meil seal oli. Ja me ei tahtnud teha seda, et me oleks võinud võtta kõik need kliendid ette ja hakata ise neile mingeid asju müüma, aga me ei teinud seda. Aga selles suhtes oli kasulik küll, et mul oli see kogemus nende ettevõtetega suhtlemisel, ma teadsin HR valdkonna inimesi, ehk siis ma teadsin, mida personalijuhile rääkida ja ma teadsin, kuidas seda probleemidele sõnastada, et ta aru saaks, et jah, muidugi meil on see probleem. Ja mis võti oli see, et neil ju oligi see probleem, neil siiamaani on see probleem ja nad kasutavad GoWorkabiti. Aga Baltika siis ei saanud oma probleemile lahendust või? Mitte kõigile probleemidele. Baltikal oli veel probleeme lihtsalt lisaks sellele. Jaa, aga ühesõnaga, mis sa ütleksid, et see hackathon, mis selle nagu kõige olulisem sihuke väljund on lisaks sellele, et sul sealt prototüüp tuli? No kui sa saad sealt ikkagi tiimi kokku, sellel on väga suur väärtus ja see meie jaoks oli hästi suur väärtus, aga hackathonidel tavaliselt ikka võib tekkida mingeid suhteid. Me näiteks nendega, kes olid teistes tiimides ja tegid startup'e hiljem ka, et oleme suhelnud ja saanud kogemusi vahetada ja see network, mis sealt tekib, see on väga suur väärtus, ehk siis sellepärast ma soovitan kindlasti osaleda sellistel hackathonidel, et sa ise teed mingit asja, esiteks õpid, võib-olla sinu projektist ei saa isegi asja, aga võib-olla sa näed seal inimesi, kellega sa tahaks mingit järgmist projekti teha, liitud kellegi teisega, aastaid hiljem tahad nõu küsida, meiega samal ajal alustas tookord siis Taxify, täna Bolt. Ja et sul on nagu inimesed, mitte et me oleksime väga villigutega mingid nõu pidanud ja aru pidanud praegu, aga põhimõtteliselt ma võiks neile kirjutada, sest ma tean neid, et ja need suhted nagu tekivad sellistelt hackathonidelt ja programmidest, et see on hästi oluline. Sa tegelikult alguses mainisid ju seda, et sa läksid sinna arendajaid otsima. Jah. Leidsid siis või? No leidsin jah, aga endale. See oligi natuke nagu löök ja palun vabandust Manpower, me palusime tookord ka vabandust, et Manpower sponsoreeris seda üritust. Me läksime tegima oma ettevõtte ja läksime siis Kristjaniga põhimõtteliselt mõlemad nagu Manpowerist töölt ära veel ka ja jätsime nad olukorda, kus nad pidid uusi inimesi hakkama otsima. Et jah, aga me läksime sõbralikult lahku ja kõik said aru, et me peame seda proovima ja tegema ja meile öeldi, et me oleme alati Manpowerisse tagasi oodatud, mis oli tore, aga jah, et seal mis teha. Olukord on ju, et sa maksad selle eest peale ja siis sa jääd, ei saa neid arendajaid, keda sa sinna saatsid inimesed otsima, jääd veel olemasolevatest inimestest ka ilma, igat pidi miinuses. See oli tõesti miinuses täiesti, kui sa niimoodi seda ütled, aga ma tõesti ei plaaninud seda niimoodi ette, see juhtus lihtsalt. Ja samas ma arvan, et Eesti ühiskond täna on selle võrra rikkam, et GoWorkabit eksisteerib. Ma arvan küll ja inimestel on jah, väga palju inimesi täna GoWorkabit ju kasutavad ja saavad sealt töökogemusi ja suhteid ja luua ja ma arvan küll, et see oli, ma arvan ka, et Manpower on, et neil on hea meel ikkagi selle üle, et selline asi täna on. Kuigi ma pean ütlema, et siis kui umbes samal ajal, kui sina GoWorkabitist ära tulid, siis ma ka proovisin natukene GoWorkabiti kasutada, sest mul oli vaba suvi ja mõtlesin, et miks mitte. Ja ma ei saanud löögile. Seda juhtub jah, seal on niimoodi, et mingid teatud tööpakkumised ja tööampsud on tõesti nagu popid ja need, kes on juba seal käinud näiteks, et neil on eelis, sest iga ettevõtja tahab, et okei, et neid tüüpe ma juba tean, nad saavad hästi hakkama, et ma võtan need, et siis jah, võib nii juhtuda. Ega ma muidugi nagu liiga palju ka ei spämminud, et mul kõik päevad ei olnud vabal suvel ka, aga et proovid siit-sealt natukene, liiga palju ei taha ka korraga kandideerida, sellepärast, et mis siis, kui mitme ka näkkab, mis must siis saab. Selle eest tegelikult hoolitses meie süsteem, et kui sa ühte kohta saad tööle, siis sind automaatselt nagu kustutati sellest teisest kohast üldse listist ära. Siis kui ta nagu ajalisena kattub? Et kui esimesena keegi juba võttis ära, siis sa sealt kadusid ära. Ja tegelikult see probleem, et saada see esimene tööamps, sellega me ka tegelesime, me teadsime seda probleemi, et uutel tulijatel on raske nagu sinna jaole saada.
kohe, kui sul on üks kogemus juba olemas ja mingid tärnid ja mingisugune review mingilt ettevõttelt, kohe muutub asi lihtsamaks. sa oled kohe usaldusväärsem. Jah, noh, loogiline ka. Versus see, kui kes see on täpselt jah. Äkki ta üldse mingi bot või ma ei tea. Jah, no vast ei ole bot päris. Ja mingi siuke muidusööja. Kuidas teil siis või mis siis juhtus ikkagi, et kui ma juba mainisin, et sa Coworkabitist ära tulid ja sa oled seda ise ka juba maininud, aga et mis juhtus? Tead, mul lihtsalt hakkas, igav ei ole võib-olla isegi õige sõna, aga mind nagu tüütas see teema ära. Ma olin selleks ajaks 7 aastat olnud, meil oli neid perioode selle aja jooksul ja ma tean, et noh, neid tulebki ette, kus sa nagu mõtled, et hakkaks midagi uut tegema või tahaks mingit vaheldust. Ja siis sa nagu leiutad seda seal samas ettevõttes, mis see vaheldus on. Meie näiteks tegime sinna kõrvale ühe ettevõtte, mille nimi oli Virk, mis oli koristusteenus nagu inimeste kodudes, mis ühelt poolt kasutas Coworkabiti nagu seda kandidaatide pool'i selles mõttes, et need samad inimesed said teated selle kohta, et kas sa tahad minna kellegi koju koristama appi. Aga et noh, need kliendid olid eraisikud siis, ehk siis oli nagu eraldi äpp, aga see kasutas meie andmebaasi siis tööampsajatest. Et ühesõnaga me tegime mingeid erinevaid asju, et nagu põnevust hoida. Ja noh, erinevad turud olid, mis olid nagu, et nad põnevust hoidsid. Aga peale 7 aastat ma ikkagi tundsin, et me hakkasime just Saksamaa turule proovima minna. Ja minul oli juba, me olime seal mitu kuud käinud niimoodi, et nädal kuust me olime Berliinis. Ma olin seal kokku leppinud juba kohtumisi, me olime käinud kohtumistel ja ma hakkasin aru saama, et ma pean seal hakkama täpselt sama asja nullist tegema nagu Eestis. Samad kohtumised, sama jutt, paindlik töö, tööampsajad, täpselt sama. Et ma lihtsalt tundsin, et mina enam ei taha, et mul silm ei sära enam, ma ei ole nagu motiveeritud seda tegema. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma tulen ära. Aga enne, kui sa otsustasid, et sa ära tuled, tegelikult veel mõned aastad varem, oli ka üks periood, kus sa käisid ära. Mõneks ajaks ära. Ja no see oli nagu natuke selline sunnitud periood või et see ei olnud nagu jah, see mul mälu on ära kustutanud, mul ei tulnud see praegu meelde. Aga jaa, oli, ma ei teagi mitmendal aastal see oli, aga see oli seal algusaastatel äkki peale teist, kolmandat, jah, midagi sellist aastat. Me ei saanud veel endale palka maksta, meil oli rahaga päriselt kitsas. See oli muidugi tore, et siis kui me hakkasime Coworkabiti tegema, me arvutasime umbes välja, et mis meie säästud on ja noh, töötukassas olime kõik arvel. Vabandust, töötukassa. Tänaseks ma arvan, et töötukassa, noh, me oleme rohkem tagasi andnud, kui me tookord võtsime, aga me olime töötukassas arvel, võtsime töötukassast toetust, rääkisime sellest, et me teeme turu-uuringut, mida me ka tegime. Meil ei olnud ju tegelikult mingit ettevõtet selles mõttes, et toimivat asja veel, et me lasime ennast natuke töötukassal toetada. Aga siis tegis lihtsalt olukord, kus me ei saanud veel endale palka maksta ja mul oli raha vaja, et siis sellepärast ma läksin Coworkabitist ära, aga lisaks rahale ma olin ka väga-väga läbi põlenud, et ise ei saanud sellest üldse aru. Tagantjärgi, noh, eks see kõigiga niimoodi juhtubki, et ise ei saa aru, et kuigi iga õhtu millegi pärast nutad potti, aga ei saa aru, miks on ju. Et siis mingil hetkel tundub, et kas see on normaalne või ei ole. Ja siis noh, praegu saad küll aru, et ei ole normaalne. See on ju padjaniisustussüsteem. Ja, just. Ja et nutad selle veel niimoodi, et sa ei saa aru, miks. Või et noh, et miks on nagu nii halb olla. Et jah, et see moraal, selle loo moraal on see, et läbipõlemine ei tule ainult siis, kui sa teed mingit tüütut vastikut tööd palju. See võib ka tulla sellest, et sa teed midagi, mis sulle nii väga meeldib, et sa teed lihtsalt seda liiga palju ja unustad kuidagi ära. No, raha ei olnud, meil aega ei olnud, trennid jätsime ära, sõpradega väljas käimise jätsime ära, aga jätsime ära sellepärast, et ei tahtnudki minna trenni ja sugulaste sünnipäeval mõtlesid ainult, et saaks arvuti taha tagasi, sest nii põnev on. Aga noh, lõpuks ikkagi see viib selleni, et sa kuidagi kulutad ennast ära, energia saab otsa ja tekib selline läbipõlemine. Meil on siin varem ka vähemalt üks külaline rääkinud just seda tüüpi läbipõlemisest, kus ta vähemalt või 2 tuli nüüd juba meelde. Et tõesti, ta teeb asja, mis on ta täielik kirg ja ta teeb seda lihtsalt, ta läheb sinna nii üle peakaela sisse, et ta enam ei saa õhku. Ja just. Ja.
jah, et siis ma läksin GoWorkupitist ka ära ja läksin Playtechi, olin seal umbes 9 kuud personalispetsialist. Ma olen väga tänulik, Alice Ellamik oli HR juht, kes mind sinna tööle võttis. Ja no ma usun, et ma tegin seal ikkagi head tööd, kuigi noh, see oli selline taastumise periood, et ma tegin tööd, mis ei olnud noh, minu jaoks nii, et ma peaksin nagu ööl ja päeval millegi peale mõtlema, et ma sain teha nii, et töö ajal tegin tööd ja kodus puhkasin ja ei pidanud nagu muretsema millegi pärast, et jah, et siis ma 9 kuud tegin seda, aga kohe, kui ma nagu noh, taastusin ka, siis ma sain ka aru, et ma tegelikult võib-olla tahaks teha rohkemat ja siis kokkusattumus oli see, et Kristjan kutsuski mind tagasi, sest nad olid investeeringu raundi tõstnud, nüüd oli võimalik palka maksta ja siis ma läksin GoWorkupiti tagasi. Kuule, meil on nüüd raha, jah, tule tagasi, meil on raha ja just täpselt nii oligi. Nii, ja nüüd kerime jälle lindi edasi sinna kohta, kus sa päriselt GoWorkupitist ära tulid. Sa tulid sealt ära ilma plaanita, sul oli puhvrit 4 kuuks. Jah. Ma tulin jah ära ilma mingi plaanita, ma lihtsalt teadsin, et see uus teema, mis mind huvitab, on see, et kuidas inimesed töökohas õpivad. Ehk siis selline koolitusvaldkond, keeruline, sest me teame kõik, et inimesed käivad igal pool koolitustel, kus on mingid loengud ja tegelikult 10% sellest, kui niigi palju jääb üldse külge ja kui sa praktiliselt midagi ei kasuta, siis on täitsa mõtet ausalt öeldes mingeid asju õppida. Et kuidas seal nagu asju paremaks teha ja ma tegin lihtsalt LinkedIni postituse, et see teema mind huvitab, pole õrna aimugi, mis saab, andke märku, kui keegi tahab rääkida, kui ma saan kuskil kasulik olla või õppida midagi sellist. Ja sain tegelikult päris mitu pakkumist, tule mõned koolid kutsusid mind, aga üks startup ka. Ma mõtlen selle nime praegu, Teamscope oli selle startupi nimi toona, aga nad vahetasid tegelikult nime ja tänaseks on nad üldse ära ostetud ja exit'i teinud ühele suurele ettevõttele. Ja ma olin seal aasta ja minu rolliks oli natuke klientidega tegeleda ja müügiga, aga ma sain ka selle raames teha eksperimente Pipedrive'is ja Eesti Energias tiimidega, et kuidas mentorsuhted toimivad, et millised inimesed omavahel isiksuse omaduste ja väärtuste poolest, et kas seal on nagu mingi vahe, et kuidas sa match'id inimesi, et kas pigem nagu võiksid ühetaolised inimesed olla või hoopis vastandid mingites asjades, sest Teamscope toona tegi sellist tarkvara, kus tiimides siis värvati ja match'iti inimesi selle põhjal, et millised on su oskused, väärtused ja isiksuse test ka tehti. Ma võin öelda, et selle aasta jooksul mingit sellist revolutsioonilist asja välja ei tulnud, et täpselt need inimesed ja nende isiksuse omaduste poolest sobivad näiteks kokku, et seal ikkagi nagu töötasid mõlemad variandid. Seal müra on nii palju tegelikult. Müra oli jah nii palju ka tegelikult ja võib-olla oli nagu lühike aeg seda kuidagi testida ja see valim ei olnud ka piisavalt suur. Aga kui ma olin seal umbes aasta olnud, siis kutsus Helmes mind enda juurde ja kutsusid mind kogu seda valdkonda juhtima, et Helmesesse kutsuti mind, ma olin see ametinimetus oli mul töö ja õpikogemuse disainer. Ehk siis väga äge lugu on ju. Põhimõtteliselt tuled töölt ära, mõtled, et tahaks teha nagu selles õppimise valdkonnas midagi ja aasta hiljem juhid suures ettevõttes, IT-ettevõttes, kus on 4000 töötajat oli vist tookord erinevates riikides, juhid seda valdkonda. Et sind usaldatakse, et sa midagi sellist suudad teha. Ja mis see nime poolest disainer on ju, aga mitte, et sa oleks nagu joonistanud mingeid kujundusi on ju, vaid et sa disainisid seda kogemust neile. Kuidas see käis? Ja selles oli nagu 2 suurt osa. Üks osa oli see, et Helmeses ei olnud või oli kompetentsimudel, aga tegelikult kompetentsimudel on selline asi, mis on nagu elav dokument peab olema, et see ei ole nii, et sa tellid kuskilt agentuurilt ja see tehakse ära ja siis otsitakse vahel välja kuskilt paberite alt. Et üks asi, millega ma tegelesin, oli kompetentsimudeli loomine. Kuidas seda teha, on tegelikult päriselt kaardistada ära seda, et millised inimesed, mis ülesandeid teevad, mis nad edukaks teevad oma rollis, mis need oskused on, mida on vaja selles rollis, et olla edukas. Ja sealt siis nagu põhimõtteliselt paned selle mudelisse, mille järgi saab nii värvata, kui siis inimesi ka arendada. Et me teame täpselt, et selles rollis inimesed, nad peavad õppima neid asju, et olla edukad ja kuidas siis õppida on see teine pool, millega ma tegelesin, et me juurutasime või valisime kõigepealt välja ühe õppimise learning management system on selle nimi, sellise õppimise tarkvara,
mis aitab inimestel nagu näha, et kus nad oma õpiteel on, mis nende eesmärgid on, mida nad õppima peavad ja et see track ib ka seda, et kes mida oskab, et sa saad et tekib nagu selline teadmine ettevõtte peal, et mingi kompetents, kui sul on tiimis puudu, et kus see olemas on ettevõttes, kellelt võib-olla seda õppida või et kuidas kedagi kaasata ka, et see info on tegelikult hästi oluline, et suures ettevõttes aru saada, millised skill'id, millised kompetentsid sul inimestel on. Oskad sa praegu veel mõne näite tuua, et mis on mingisuguse kompetentsi siuksed võtmeskill'id? Oi, hea küsimus, pole ammu nagu mõelnud selle peale. No mingid on nagu suhtlemisega seotud kompetentsid on ju, et kuidas sa mingeid probleeme lahendad koosolekutel inimestega näiteks kes ei ole, võib-olla ei väljendu ennast piisavalt selgelt ja et sellised kompetentsid, et see tihtipeale ongi seal kompetentsi all mingisugused skill'id ja omadused on ju, mis selle kõik nagu kokku teevad. Aga see on nagu erinevaid klassifikatsioone, mida kasutatakse, erinevaid mingeid mudeleid. Et selles mõttes ei pruugi üldse olla nii-öelda ainult tehnilised kompetentsid. Ja, ei, pigem jah, tehnilised on üsna lihtne ja selge. Neid on selge, lihtne kaardistada. Et sa pead oskama seda programmi või seda programmeerimiskeelt, see on nagu lihtne. Et palju keerulisem ongi aru saada nendest nii-öelda pehmetest kompetentsidest ja skill'idest, et kuidas inimesed konflikte lahendavad, kuidas nad oskavad müüa või turundada nagu mingis olukorras või et sellised pehmemad kompetentsid on pigem need, millega on keeruline, neid on keeruline mõõta ja neid on keeruline. Ma olen pikalt mõelnud, et inglise keeles on soft skills on ju ja minu meelest nagu soft skills are hard, et see soft on väga eksitav. Sest seal on nii palju keerukust just, et tehnoloogia on lihtne. 0 või 1 enam-vähem on ju. Aga psühholoogia, no kui palju parameetreid, mis veel võivad olla mõjutatud füsioloogiast, ma ei tea, ruumi ergonoomikast on ju, kõik asjad, mis kokku mängivad. Viskan siia siukse palli. Mul oli kunagi tiimis üks töötaja, kellel ei olnud ruumi lugemisoskust. Kuidas seda võiks treenida? Hea küsimus, kuidas seda võiks treenida. Kõige olulisem on inimesel endal esiteks nagu aru saada on, et see on asi, mida võiks arendada. Ja siis tegelikult nagu saada seda tagasisidet kuidagi kellelgi teiselt või et kuskilt, või et kuidas ta ise suudaks ennast lõpuks nagu analüüsida, et kas läks midagi halvasti või ei läinud, on ju, tihtipeale inimesed ei pane seda ise tähelegi on ju, nad ei saa arugi, et tegelikult inimesed olid õnnetud seal ruumis või et nad nagu ei näinudki seda, et mõnes mõttes on treenitav, kui inimesel endal on huvi, aga tegelikult on see ka väga selline isiksuse omadus, mis ei pruugi nagu kui sul on motivatsiooni, sa saad sellega tegeleda, kui ei ole motivatsiooni, siis sa ei näe isegi seda viga või et võib-olla siis otsida mingi töö, kus on vajalik, et sa ei loe ruumi. Et parem on, kui sa ei loe ruumi. Või jah, töö, kus sa ei pea inimestega kokku puutuma, aga samas nagu kui su isiksus jällegi seda ka ei kannata pikalt on ju, et siis. Ja ongi mõned inimesed ongi keerulised ausalt öeldes. Keeruline on neid kuskile tiimi niimoodi panna, et neist oleks kasu ja nemad ise tunneksid ennast hästi ja jah, ongi keeruline. Ühelt poolt sulle meeldib nagu nalja teha, sulle meeldib, kui teised inimesed su naljade peale naeravad, aga siis enamik su nalju kipuvad olema sellised, et teised vaatavad, et. Nojah, me kõik teame neid inimesi on ju. Jah, aga siis et me teame, et see täna ka ikkagi Helmeses enam ei tööta. Ja, tead, mul oli seal paar sellist vaheaastat, kus ma tegelesin ühe ja teise ja kolmanda asjaga ja olin vahepeal ühes loovagentuuris ka. Aga pigem nagu minu jaoks see ajajoon, et kuidas mu tööalased asjad on olnud nii, et Helmes oli see viimane selline erialane vesi ja siis edasiselt tuli see 2025 jaanuar, kus ma nagu jätkasin seda, et okei, see valdkond, aga nüüd AI-ga, et kuidas teha asju paremini. Ehk et sa küll räägid vibe koodimisest ja niimoodi, aga ikkagi töötad endiselt inimestega. Jah, ma ei teagi, kuidas see juhtus. Aga mulle väga meeldib inimestega suhelda. Mul tegelikult see vibe koodimisega eelmise aasta, kui ma jaanuaris alustasin,
ma need esimesed kuud ju tegin mingeid äppe, mis ma arvasin, et noh, et need nüüd mõni neist läheb lendama või et ma nüüd hakkan tegema mingisugust tarkvara, mida ma siis müün ja saan kasutajaid. Ja tegelikult see oli, noh, ma ütleks, et mingi esimesed 6 kuud, kus ma üksi ehitasin kodus ja ma ei suhelnud tegelikult väga palju. Noh, ainult sotsiaalmeedias proovisin siis LinkedInist igalt poolt, et noh, et saada nagu kasutajaid, hakkasin jagama seda, mida ma ehitan. Selle mõttega, et saada kasutajaid, mis ma tegelikult sain, oli workshopi nagu nõude workshopi tellimusi on ju, et hakka koolitajaks, et see juhtus täiesti juhuslikult, see, et ma täna teen neid workshop'e koolitan. Sest ma ei jaganud selle mõttega mitte midagi, ma jagasin selle mõttega, et noh, et ma pean jagama, et aru saada, kas selliseid äppe on inimestel vaja. Ja tegelikult see 6 kuud sellist ise ehitamist ja mitte suhtlemist, see oli päris, ühest küljest oli see põnev, aga tegelikult see aeg oli väga raske. Sest mul ei olnud mingit tagasisidet kuskilt turult, et mida ma teen, kas see on üldse õige, kas ma üldse noh, et kas ma saan hakkama sellega, et mõni nendest äppidest päriselt lähebki lendu. Mis ma pean selleks tegema, et see nii juhtuks. Ja noh, see on väga raske, see ei juhtu lihtsalt, noh, ei ole nii, et build it and they will come niimoodi ei juhtu. Et sa pead tegelikult nagu kuskilt saama selle hea turunduse ja ma sain ka aru seda, et mulle meeldib ehitada rohkem kui selle turunduse poolega tegeleda. Ja siis ma istusin ja ehitasin üksi tükk aega ja päris masendav oli mingi hetk, kus nagu, et kas see on see, noh, et kuhu see lõpuks viib. Et see tunne, et noh, et ma ei tea, mis saab, et noh, et aga noh, et kas lähed tagasi palgatööle, mingid variandid ikkagi on ju. Aga siis õnneks tekkis mingi, see oli 2-3 kuud vist peale seda, kui ma hakkasin LinkedInis asju jagama. Äkki tekkisid mingid kutsed, et tule siia rääkima või näita, kuidas sa seda teed või et äkki hakkas kuidagi nagu hargnema kõik. Ja täna ma olen nagu väga toredas seisus, teen väga ägedat, noh, saan teha seda, mis mulle väga meeldib. Ja see, et inimesed on ka tagasi tulnud, on ikkagi, noh, mulle meeldib ikkagi midagi ei ole teha, jah. Ja ikkagi inimeste inimene. Inimeste inimene, jah, seda küll. Läheme küsimuste juurde. Mis hirmudega sa oled oma karjääri jooksul pidanud toime tulema? Mul ei ole nagu väga palju selliseid hirme olnud, et ma nüüd kogu aeg kuidagi nagu millegi üle nagu pabistaks, aga noh, see sama, et kui sa nagu noh, see sama vibe koodimise aeg, kui ma üksi ehitasin ja midagi veel ei teadnud, mis saama hakkab, et see hirm küll või noh, ma ei tea, ma ei ütleks hirm selle kohta. See on nagu selline äng või natuke masendus vist sellest, kui sa ei saa nagu tagasisidet kuskilt, et kas see on see õige asi, mis ma noh, nagu, et kas see on see, mida ma pean nagu täna tegema või et kuhu see nagu välja viib või kas üldse viib. No kogemus näitab, et alati viib, et noh, et tegelikult on nii, et see, kui ma tulin ka workshopidest ära ja midagi ei teadnud, mis saab, viis mind täpselt sellesse kohta, kus ma tegelikult tahtsin olla lõpuks. See, kui ma nüüd hakkasin AI-ga pihta ja vibe koodima, noh, täna ma olen täpselt seal, kus noh, ideaalne, et kui see mina oleks saanud tookord eelmise aasta suvel öelda mulle, et okei, et chill, kõik läheb hästi. Et siis noh, et tegelikult kogemus näitab, et viib, aga viib siis, kui sa teed midagi, noh, lihtsalt selline istumine, ootamine ei vii kuskile. Aga kui sa nagu pidevalt teed midagi, proovid, katsetad, et siis ma arvan, et siis viib. Asjad juhtuvad. Aga mingit sihukest hirmu nagu praegu paljudel, ma tean, kes noh, AI-ga koodi genereerimisega tegelevad ja õpivad seda ja katsetavad ja nii. Neil on see hirm, et sa ei tegele sellega piisavalt ja mudelid arenevad nii kiiresti eest ära, et sa jääd rongist maha. Ja see on küll jah, hea, et sa seda meelde mulle tuletad, et mul see hirm on. Võta heaks. Et ja eelmisel aastal IT-konverentsil, Äripäeva korraldatud IT-konverentsil küsiti paneelis, olid seal erinevad arendajad, oli Bylance'i tehnoloogiajuht äkki siis ja founder ka. Ja seal küsiti tervelt paneelilt, et noh, et mis see hirm seoses AI-ga on ja noh, et kõigil oli see hirm, et mingi turvalisus ja AI võtab tööd ära, mingi sellised asjad. Ja siis see Bylance'i inimene ütles ka, et ainus hirm on see, et ma ei suuda teha piisavalt kiiresti häid valikuid, piisavalt palju katsetada ja et nagu saaks nii palju rohkem põnevaid asju teha AI-ga. Et see tunne natuke on küll, aga noh, siin tuleb endale meelde tuletada, et noh, tuleb natuke võib-olla võtta sellest vaba aega, et mitte läbi põleda, milles ma täna veel ei ole väga hea, sest praegu jälle tundub nii, et noh, et ma vaatasin näiteks see nädal kalendrisse ja vaatasin, et mul on nädalavahetus vaba.
ja mul oli nii hea meel, sest ma saan terve nädalavahetuse ehitada midagi et noh, et vahel on nii, et mul on nädalavahetusel ka mõni workshop, eelmine nädalavahetus näiteks oli. et siis jah, ma mõtlesin, et oh yeah, et selline vaikne aeg ehitada midagi, et ja seda tuleb meelde tuletada ja see FOMO on kõigil, see on noh, Andrei Karpati, kes on nagu tehnoloogiamaailmas tuntud inimene, kes võiks nagu väga-väga kõigega kursis olla, temal ei pea, noh, mina mõtlen, et temal ei peaks ju seda hirmu olema. Aga tegi just mingi postituse, ütles, et teate, et esiteks on see tunne, et ma ei saa millestki aru, mis on ka kummaline, et temasugusel mehel on see tunne, on ju. Ja teiseks, et tal on ka nagu tunne, et tahaks veel rohkem teha ja ma ei tea, mida kõike võiks teha. Kas sul seda tunnet on ka, et kui sul Claude Code'il ei ole parasjagu midagi tegemist ees, et ma olen jätnud ta unarusse, ta peaks praegu töötama, kui mina tema juures ei ole. Mul tead, seda mul ei ole, mul on kuidagi, mulle isegi nagu meeldib teha nii, et ma olen ise nagu arvuti taga ja siis teen asju, aga ma tean, et paljudel on, et noh, et sellepärast see remote Claude tuligi nüüd, et sa saad saata sõnumi oma telefonist ja Claude küsib üle, kui sa oled parasjagu noh poes, et siis ka nagu, et asjad ei jää toppama, vaid sa saad telefonis öelda, et jah, niimoodi tee edasi. Et jah, ma tean neid inimesi, kui mul enda abigaasal on ka 6-7 terminali akent korraga lahti ja töö käib 7 rindel korraga. Jah, et kui sa jätad ta ilma tööta, siis no jah, ja lihtsalt raha ju kulub, on ju, sa maksad selle subscription'i eest, võiks nagu kogu aeg nagu täiega kütta midagi. jah. Ja noh, et kuidas see on, et kui sa teed 10 projekti korraga, on ju, siis mina ei suuda vist teha, võib-olla see on nagu noh, ma tean, et inimesi, kes teevad, aga see on mul küll, et ma nagu tahan ühte asja kuidagi süveneda ja see konteksti noh, nagu vahetamine, noh, öeldakse, et hästi väsitav, et praegu ongi hästi väsitav see, et sa pead kogu aeg nagu ümber orienteeruma ühele teisele asjale. Et ma pigem teen nagu ühte asja, aga selle ühe asja puhul siis nii kaua kui Claude siin mul ehitab, noh, ma teise AI-ga teen mingit teist asja näiteks edasi, noh, ma ei tea, teen mingit tekste või mõtlen mingit muud asja juba sinna uut mingit featuuri arutan, kuni see ehitab, et ma nagu väga palju ei taha korraga teha, mulle ei meeldi nii. Aga no seda on ju noh, ammu juba ju välja uuritud, et me iga kord, kui me vahetame konteksti, me kaotame aega ja väsitame ennast selle juures ka, on ju. Et pigem teha nagu ühte asja järjest ja siis teise suure plokina teist asja järjest. Nii on mõistlikum vist jah. Kui sa kogu aeg switch'id nende vahel, siis see on keeruline jah. Okei. Sa juba mingis mõttes tõid selle teema sisse ka, et kuidas sa lõdvestud selle kõige kõrvalt? Ma lõdvestun vist kõige paremini, kui ma lähen kõndima. Ma ei ole nagu mingi väga suur sportlane selles suhtes, et mind ei leia jõusaalist 4 korda nädalas, kuigi võiks. Aga jah, ma elan linnast väljas ja mul on selline mõnus kruusatee, kus saab kõndida, nii et ma kõnnin jah umbes tunnikese siis. Ja kui ma varem kuulasin siis ka mingit podcasti või midagi tavaliselt, siis nüüd ma järjest rohkem saan aru, et ma ei taha midagi kuulata, ma lähen lihtsalt kõnnin nagu, et ei tee samal ajal midagi. Et kõndimine ongi just noh, et kui ta on lõdvestuse eesmärgil, siis sa pead lülitama ennast kõigest muust välja. Jah, et selline nagu minu jaoks nagu meditatsioon, aga noh, ma ei ole selline, kes suudab istuda padja peal, vaid ma kõnnin siis. Siis, mida sa oma eelmistest rollidest, valdkondadest oled praegusesse ellu kasulikku kaasa võtnud? Raske küsimus. Ma arvan, et ma olen igast rollist ju midagi kasulikku võtnud kaasa, et ma täna teen neid asju tänu sellele, et mis ma olen varem teinud. Seda ma küll tunnen, et kui sa isegi teed mingit asja ja võib-olla tollel hetkel sa ei saa aru, nii nagu see Steve Jobs on ju see kuulus ütlus on, et sa punkte saad tagant järgi ühendada, et sa ette ei tea, kuidas need kõik välja tulevad. Aga et iga kogemus on tegelikult kasulik. Sellepärast ma ütlen inimestele, noortele ka, et ükstapuha, mis see töö on, et hakka lihtsalt tegema, et sa ei tea, kuhu sa välja jõuad, sa ei tea, miks see kasulik on. Ettekandja töö ülikasulik, et õppida väga erinevate inimestega suhtlema. Startupi ehitamine ülikasulik, sa oled täiesti kogu aeg oma mugavustsioonist väljas, kohtud mingite investoritega, pead tegema mingid asju, mida sa kunagi varem teinud ei ole, õppima asju hästi kiiresti, mida sa kunagi varem teinud ei ole, ülikasulik. Suures ettevõttes töötamine
ka sa näed, kuidas mingisugused protsessid käivad, kuidas mingeid asju lahendatakse. Jällegi hästi kasulik, et ma arvan jah, et iga asi lõpuks on nagu mingi väike pusletükk, noh, mida sa saad ju uuesti kasutada. Et ma ei tea küll ühtegi töökogemust, mis oleks nii, et no sellel pole üldse mõtet. Ma ei tea, kui ma praegu mõtlen, ma ei tea, mul ei tule kohe pähe. Et noh, ükstapuha, mis tööülesanne või tööroll on, et ma arvan, et igas asjas on mingi kasu. Palju sa seda pintsliga luude puhastamist oled hiljem kasutanud? Seda ei ole, aga vaata, ma maalisin hiljem. Jah, et luude, jah, et võib-olla seal sai harjutatud. Pintsel ikkagi on pintsel, jah. Nüüd sa siia andsid ka just natuke aega tagasi väikse juba vihje sisse, et kui sul oleks ajamasin ja sa saaksid sellega oma karjääri piires liikuda, siis mis punkti sa tagasi läheksid ja mis nõu sa endale annaksid? Noh, kasulik oleks vaata minna kõigisse nendesse rasketesse punktidesse, on ju, kui sa seal patja nutad või ahastad vannitoas üksinda, on ju. Et oleks jube kasulik, kui siis nagu saaks seda nõu anda, et kuule, et ära muretse. Et ainus see nõu või noh, ainus, mida sa tegelikult tahakski öelda endale on see, et need asjad lahenevad. Keegi täna just ma kuulsin, kas see oli kuskil podcastis oli see, kes ütles seda, et kui on probleem, siis on ka lahendus, et see on nagu, see on loogika ongi selline, et kui on mingi probleem, sellel on lahendus tavaliselt. Et see on võib-olla see, mida peaks endale lihtsalt meelde tuletama ja hea oleks on ju, kui keegi noortele seda võib-olla rohkem ütleks, et ära muretse, kui mingid asjad tuksi lähevad, et see pole maailma lõpp, et noh, et kõik need olukorrad, see H&M-i suur ämber, mis ma tegin on ju toona, see tundus ka, et noh, et see on nagu appi, see on elumuutvalt nagu nõme asi, aga noh, ei olnud elumuutvalt nõme asi, et samas on see sul siiani meeles? Samas on siiani meeles ja see on tegelikult selles suhtes hea õppetund, et kui mul nüüd on selline olukord oleks, siis ma üldse ei kahtlekski, noh, et mul on midagi vaja, noh, sinu jaoks tööalaselt teha, siis sa pead olema minu jaoks olemas ja siis ma ajan sind taga kuskilt ja ei ole niimoodi, et ma vaikselt ootan. Et jah, et olulised õppetunnid. Ma oma eelmise personalijuhi laualt korjasin millalgi üles sellise raamatu nagu The Power of Regret. Hästi lahe, noh, teadusel baseeruv ja niimoodi nagu selgitus sellele, mis asi see kahetsus üldse on ja kuidas seda kasutada niimoodi, et sellest kõige rohkem kasu on. Et noh, loomulikult me teeme aeg-ajalt asju, mida me kahetseme, see on loomulik, see on väga inimlik, seal oli veel see väike nagu ajugümnastika vajalik, et kui sa tead kedagi, kes absoluutselt kunagi mitte midagi ei kahetse, siis tõenäoliselt tal ei ole ajus kõik. Sotsiopaat. Just on ju. Psühhopaat, jah. Jah, et sa pead olema võimeline aru saama, et on halb, kerima aega tagasi, kerima aega edasi, panema seda kõike nagu perspektiivi ja siis sa tunned seda kahetsust, on ju. Et kui sul mõni nendest sammudest ei tööta, siis sa ei tunne seda kahetsust, on ju. Ja siis nagu see, et mis sa selle kahetsuse, noh, kahetsus ise on emotsioon. Mis sa teed sellega? Sa tunned selle ära ja siis sa analüüsid, et mida ma saan tulevikus teistmoodi teha, et mitte seda halba tunnet enam tunda, on ju. Noh, ja siis ongi, et sa võtad selle nagu õppetunni kaasa, aga sa ei pea sinna marineerima jääma omale eest, on ju, et see nagu ei ole väga produktiivne. Aga just see sama, et sa tegid, sa tunnistasid ja tegelikult ma ei teagi, mis see õppetund oli ju kohe olemas, et järgmine kord, et nui neljaks sa pead selle info kätte saama enne, kui on see tähtaeg. Jah, just. Jah, eks ma ka kipun nagu mõtlema asjadele, mis on kõik nagu nässu ka läinud ja vahel eriti hakata nagu mõtlema ainult nendele asjadele. Aga no see on täiesti, selles suhtes täiesti mõttetu, et kui sa oled ühe korra selle juba läbi mõelnud ja aru saanud, mis sa valesti tegid, siis rohkem ei ole mõtet tegelikult sellele mõelda. Ükstapuha, kui kehv see olukord oli, et seal ei ole mitte mingit pointi. Jah, ja siis pluss see, et sa läheksid aasta ajast tagasi ütleks, et chill, vaata kuhu sa jõuad. Jah, aga noh, vaata, võib-olla on see, et kui sa ütleksid, siis on ju chill, siis sa võtleks nagu, et okei, ongi chill, võtad mojito ühte kätte ja ei teegi enam midagi, on ju. No, et tegelikult see võib-olla on see driver, mis sunnib sind nagu tegema, on see natuke mure asjade pärast ka. Ma kunagi mõtlesin sihukese asja ka välja, ma olin siis noor ja väga küüniline, et kõik probleemid lahenevad, kui neid piisavalt kaua ignoreerida.
Sinna asemele võib tekkida uus ja suurem. jah, seda küll, jah. Ma olen kuulnud seda, et inimesed, no ma ei tea, see ei ole tegelikult probleemidega seotud, aga et kui sa kustutad, lähed puhkuselt tagasi tööle, on ju, sul on 300 meili mailbox'is, sa lihtsalt kustutad kõik ära külma rahuga ja need, mis olid päriselt olulised, need inimesed saadavad sul uue meili varsti. Ja tegelikult see võiks olla nagu vaikimisi lähenemine ka sellele out of office sõnumile, et kui sul on päriselt probleem, saada see kiri uuesti siis, kui ma tagasi olen. Täpselt, et ma neid nagu nii ei vaata, mis praegu tulevad. Selles ajaloos kaevumine on täiesti mõttetu. Jah, sest kui sa hakkad sealt, on ju eraldi mingi teadused, kummast otsast alustad nagu sealt uuemast otsast, sest osad asjad on juba võib-olla lahenenud, aga no miks üldse? Täpselt ja siis on see, et okei, sul on võib-olla ongi need 367 emaili seal on ju ja sa oled uuemast otsast juba mingid asjad ära vastanud, et kuule, et kas see on endiselt probleem või mis iganes, sa jõuad vanemasse otsa. Sa ei pruugi näha, et sa oled tegelikult selle probleemiga juba nagu teistpidi tegelenud seal samas thread'is hiljem on ju. Ja siis sa lihtsalt tekitad mingit müra kuskil. Ja just, parem on ära kustutada, et see on soovitus. Just, jätta meelde. Kui see oleks praegu meil siin tööintervjuu, siis kui me su tööle võtame, mis riskidega me arvestama peame? Mis sa ise arvad? Kuidas sulle tundub? No üks risk on see, et no ma ei taha öelda, et mul hakkab igav on nagu selline, see on igav, vaid see, et lihtsalt, et ma mingi aja tagant tunnen, et ma tahan midagi uut õppida või teha ja kui seal töökohas on kõik see olemas, et seda saab järjest teha ja see tekibki niimoodi. Ega ma Vanpoweris olin ka ikkagi vist 8 aastat, Coworkabitis ka 7, mis on ikkagi nagu mitte väga lühike aeg, sest kogu aeg oli uusi asju, mida lahendada, et seni kuni see on nagu laual, seni ma olen olemas ilmselt. Ja ma võib-olla kui sa mu tööle võtad, siis teine asi, mille pärast tavaliselt ka ära minnaks, on inimesed on ju, et seda vist võib-olla kui ma olen nooremana nagu rohkem, ma olen tegelikult väga õnnelik, mul on päriselt kogu aeg olnud nagu toredad inimesed ja toredad tiimid ja ma ei ole nagu selliste piip inimestega pidanud üldse koos asju tegema. Aga jah, et see oleks teine variant kindlasti, et mingi nagu jobude inimestega, kes on laisad, rumalad, isekad, nendega lihtsalt run forest run, ütlen teistele ka, et ei pea, on väga toredaid töökohti, toredates tiimides ei pea kannatama ära seda, et su tiimis on mingi middle level manager on lihtsalt täiega nagu piip. Selge, ma siis vaatan neid teisi kandidaate edasi, äkki ma teen jobudega rohkem. Just. Siis, mis on su unistuste töö? Mul on olnud, ma olen selles suhtes väga õnnelik inimene, et ma olen alati teinud oma unistuste tööd. See on ajas, ongi muutunud, aga ma teen täna täpselt, mulle tõesti väga-väga meeldib see, mis ma teen. Et ma saan ehitada asju, testida põnevaid asju, ehitada ja AI maailmas olla selles mulli sees, olla kursis asjadega, et mul on aega olla kursis, sest paljudel, kes on täna kuskil tööl, täna ka seal workshopis nad ütlesid ka, et nii palju asju peaks avastama ja õppima, aga lihtsalt pole aega selle päris töö kõrvalt neid asju teha. Et ma olen saanud seda nüüd nagu aasta otsa teha täisajaga olla vibecode'i ja saad endal seda lubada. Ja täna siis veel õpetan inimesi ka, mis on lõpuks ka mingisuguse raha sisse toonud on ju. Et see on täna mu unistuste töö, aga see on alati niimoodi olnud. Ma tegin Vanpoweris enda unistuste tööd, Coworkabitis täpselt seda, mida ma tahtsin teha. Et ma ei teagi, kas see tuleb sellest, et sa oskad nagu valida või ära minna sellel õigel ajal on ju, kus ei ole enam unistuste töö, et see, kui ma Coworkabitist ära tulin, see ei olnud sel hetkel enam minu unistuste töö ja siis ma otsustasingi, et on aeg uus otsida. Aru saada, mis su praegune unistus on. Ja aru saada sellest ka, et mul on tunne, et see kuidagi oleneb, et kuhu noored inimesed tööle satuvad. Me Coworkabitis nägime nii palju nagu noori, kes rääkisid, ütlesid, et vau, et nii tore on siin, me enda tiimiski, et nii tore on siin töötada ja et meie klientide juures töötada, et näed, et aitäh öeldi ja nii. Ja siis sa nagu hakkad rääkima, siis saad aru, et kui jubedates töökohtades nad on olnud või et kui halvasti on nendega käitutud. Me nagu tahaks, et sellist asja ei ole olemas, on ju, aga kahjuks on.
et tahaks kõigile südamele panna, et ärge laske endaga halvasti käituda ja et tegelikult noh, et kui sa satud esimeseks töökohaks või teiseks kohe kuskile, kus ongi kehv kogemus on ja siis sa nagu hakkadki, see on su mõõdupuu, et ju siis tööelu ongi selline. Noh, ei ole tegelikult, sa ikkagi peaks ennast tööl hästi tundma, väärtustatuna, austatuna ja inimeste juures, kelle juures sulle meeldib töötada. Aga kui kõik oleksid sellistes kohtades, siis jaa, aga mida siis need jobud juhid teeks? Absoluutselt ja vastus oli GoWorkupiti tehes ja on ka nüüd, panevad oma putkad kinni. Täpselt nii ongi. Et võikski olla nii, et. Ja lähevad ise kuskile sinna tööle, kus neid kui võetakse, jah, või siis saavad lõpuks milleskist aru, jah. Ega tegelikult jah, neid ju, kes selle problemaatika lahendamisega tegelevad, on ka teisi, noh just, et noh, GoWorkupit teeb seda nagu ühe nurga alt, siis ka siin käinud Tee juhiks podcasti ja Instagrami konto, eks ju, pidaja Gretel ka noh, just võitleb sellega, et ärge laske juhtidel endaga niimoodi käituda, vaid nagu, aga samas jällegi, kust see nagu piir ära tunda, et kust maalt võib-olla mulle tundub, et mu juht on jobu, aga äkki tegelikult ma olen ise. See on väga keeruline, see ongi vist väga keeruline aru saada, kumb siin jobu on ju. Aga no selge on see, et kui sa tunned, et su juht on jobu, siis isegi kui sa oled ise jobu, siis see match ei ole hea on ju. Sa tunned ära, et noh, tegelikult meil ei ole nagu koostöö hea ja noh, osad inimesed sobivadki ühtedega hästi ja teistega ei sobi. Et see on ka loogiline, et noh, sa ei peagi jobu olema, aga lihtsalt, et sina sobiksid teise kohta paremini ja selle juhiga sobivad teised inimesed paremini. Et see on väga loogiline, inimesed on ju väga erinevad. Just. Olen isegi näinud elus vahel nagu olukordi, kus nagu näed, et keegi ühes tiimis noh, kogu aeg on mingi hõõrdumine ja siis ta läheb kuskile teise tiimi ja oppa, kõik toimib. Ja vahel on lihtsalt sul vaja nagu keskkonnavahetust ja tuleb uus hingamine. Yeah. Et selles mõttes jah, ega see ei ole lihtne. Aga lapsepõlveunistus? Ma ei mäleta, et mul oleks olnud lapsepõlves mingit tööalast unistust päriselt. Ma kuidagi ja mul ei ole ka edaspidi olnud selles suhtes, et ma olen nagu ära tundnud, mis ma nagu hetkel tahan teha. Aga noh, see hetk ongi nagu täna või järgmine aasta või nii, et mul ei ole nagu olnud kunagi sellist, noh nii nagu näitlejatele, et mul ei ole olnud unistuste rolli. Mõni näitleja ütlebki, et noh, et ma teen seda, mis on parasjagu põnev ja mul on samamoodi, et mul ei ole see Hamlet ei ole nagu olnud, et see on see, mida ma pean kunagi tegema. Et jah, et kõik on kuidagi nagu sujunud täpselt nii, nagu on vaja olnud. Korraks prooviks ikkagi lahata seda ka, et kuidas see juhtunud on, et sa oled eluaeg saanud unistuste tööd teha, et on see mingisugune taust, mingi kuidagi midagi sinu alushariduses või keskkonnas, kus sa kasvasid või mis see võti on? No kui sa niimoodi küsid, noh seda on nagu raske võib-olla analüüsida, aga üks asi, noh kus ma esimest korda tundsin seda, et ma saan teha, mis ma tahan ja inimesed kuidagi hindavad seda ja usaldavad mind, oli gümnaasiumis. Meil oli gümnaasiumis üliäge klass, siiamaani räägitakse meist 17. lend Hansa gümnaasium, või tookord oli kommertsgümnaasium. Et me saime, nagu meil oli palju ideid, me olime äge punt, me tahtsime asju teha ja kool tuli kuidagi sellega kaasa. Ma korraldasin gümnaasiumis klassi pulma, kus osales terve kool. Tunnid jäeti ära, aulas oli pulm, kõik osalesid ja siiamaani mu õpetaja meenutab seda, et kui muidu on noh niimoodi, et terve aula on sul mingi, lapsed ka ju, lapsed, õpetajad, kõik olid aulas, kõik koolipere. Et kui muidu on niimoodi, et aula on rahvast täis on ja siis noh, tee nui neljaks, et noh, et minge natuke siia poole või tõmba siit koomale. Aga et mina olin pulma ema seal pulmas ja kui ma ütlesin, et teeme siia ühe vahe sisse, sest meil on vaja sealt tagant uksest mingi asi tuua, siis saal läks 2 lehte laiali. Jah, et see kogemus võib-olla seal oli see, mis nagu tekitas sellise enesekindluse küll, et noh, et ma nagu mu ideed on head või neid väärtustatakse, ma saan proovida ja ära teha asju. Et see oli jah, ma arvan, et tervel klassile meil tekkis see tunne, selline mingi enesekindlus sealt koolist, et aitäh õpetajatele tollel ajal, kes seal meid õpetasid. Ja. Turvaline keskkond kasvamiseks, arenemiseks, katsetamiseks. Jah, just.
ja kui me tegime seal ka igasugu mingeid pättusi vahel, siis me nägime seda ka, et noh, meiega vähemalt tookord küll meie õpetajad olid nagu kenad ja noh, et jah, nii on väga kehv teha ja meil oli väga halb tunne vahel, et me ise oleme mingisuguse jama kokku keeranud. aga noh, selle eest nagu ei saanud täielikku bänni ja edaspidi ei vihatud sind, et kuidagi see eksimine on okei, tuleb võib-olla ka sealt. kusjuures see on nii huvitav, et nagu vahel on tunne küll, et keegi teeb midagi valesti, tahaks talle nagu öelda, et kuule, mis sa teed. Aga enda pealt tead ka, et kui ma ise tunnen ära, et ma teen midagi valesti ja siis keegi tuleb mulle nagu mu peale karjuma. Ma pigem võib-olla isegi trotsist. jah, aga mis sa ise teed? just, et mu ajus toimub nagu see, et oota, aga see, mis ma tegin, ei olnudki nii hull. Miks sa karjud mu peale? Pigem hakkad nagu automaatselt ennast kaitsma ja siis see õppetund jääb nagu poolikuks kuidagi sealt, et see on jah. Ja lõpetuseks, kui nüüd kuulaja peaks sinu loost ühe asja endaga kaasa võtma, siis mis see võiks olla? ühe asja, no mina tahaks öelda ka, et umbes, et katsetage ja et tehke neid asju, mis teile päriselt meeldivad. aga ma tean, et see on nagu selline, noh, minul on kuidagi vedanud, et ma olen saanud nii teha, aga see igas eluetapis noh ei päde lihtsalt on ju, sa noh, sul on vaja võib-olla teenida raha, noh, ma olen ise ka olnud selles olukorras ju, et kui ma pean minema kuskile tööle lihtsalt raha pärast, et nagu halb või noh, vale on nagu soovitada, et tehke nii, siis teil läheb hästi on ju, sest noh, ei pruugi, aga noh, mingi minu loost üldiselt, kui ma mõtlen, et mis asju ma kõike teinud olen, siis noh, võiks seda võtta, et tegelikult on inimesi, kes tahavadki erinevaid asju teha ja see on okei. Ma tean inimesi, kes nagu tunnevad ka, et mul hakkab igav, aga siis nad nagu mõtlevad selle peale, et aga see pole okei, sest noh, tegelikult on öeldud, ei hüppa ühest töökohast teise ja ei ole selline, et umbes noh, et lumehelbek on ju. Ära rikku oma CV-d. jah, ära rikku oma CV-d ära ja mingid selliseid asju, et tegelikult on teatud inimene tüüp, kes noh, sa teed midagi südamest teatud aja, siis sa teed järgmist asja südamest teatud aja ja see on täiesti okei. Sa ei pea olema, et ma olen nüüd pühendunud ja teen nagu seda tööd isegi siis, kui enam ei meeldi. Et võib-olla see on see üks asi, mida siis kaasa võtta, et kui sa ise tunned, et nüüd on aeg midagi muud teha, siis julge seda teha. jah. Aitäh. Palun. ja aitäh kuulaja ja järgmised karjäärikäänakud juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäänakut.